6. käik. Ja tervist! 6. käik on taas eetris, sest et juba täna ehk siis neljapäeval algab uus hooaeg, algab see loomulikult Monte Carlos nagu viimasel paarikümnel aastal tavaks ja nagu viimastel aastatel tavaks, siis sel puhul loomulikult stuudios Roland Poom. No kuidas sul need ahepealsed kuud siis läinud on? Kas hakkasid rallit igatsema ka või nüüd väike laps kodus ja pole sellistele argistale asjadel pole aega üldse mõelda? Jumal küll, mis hooga sa alustad, ma pidin ära ehmatama praegu, mis nüüd juhtus? Ma pean kuidagi nüüd suga ühe laine peale saama, ma siin veel rahulikult tulen on ju Rakverest. Aga vaikselt 90 püsika peal. Ei no ma ei oska öelda nüüd, kas nüüd otseselt nüüd nii väga igatsus tekkis, aga ma pean tunnistama, et kui ikkagi Monte Carlo testivideod välja hakkasid tulema ja uute autode liverid tulid välja, siis pean tõdema, et siis ikkagi tuli väike selline ärevus ikka juba sisse, et et hakkab peale ja juba hakkasin seda shakedowni ootama. Et pean nõustuma, et ikkagi võib öelda, et ootasin. Teeme siis, mul on hästi palju siis tänane formaat on see, et ei ole hästi palju küsimusi Roland Poomile. Mulle meeldibki küsimustele rohkem vastata, kui ise mula ajada. 3 liverit on väljas, ütleme 3,5. Et laias laastus juhtus see, et Hyundai läks natuke särtsakamaks, Toyota läks natuke punasemaks, Ford kaotas, M-Sport kaotas oma viimasedki sponsorid, et nüüd on selline nagu see 2000 kandis oli Marko Märtin sõitis ja siis lisaks sellele kuna Red Bull viis siis M-Sportilt rahad ära, siis see rahad anti nüüd Sebastian Ogier, kel on selline Red Bulli värvi Toyota sel loel. Mis on siis kõige ilusam auto? Mis on sinu lemmik ja miks? Selline lajatus kohe. Tahaksin öelda, et Hyundai, sest ta on lihtsalt uus. Hyundai teatavasti on alati suht ühe liveriga sõitnud. Aga ikkagi see M-Sport teab, mis ta teeb ja kui masin võib-olla pole nii hea ja sõitjad pole nii hea, siis see liveri on ikka paras maasikas iga aasta, et ütlen M-Sport on lemmik. Ja sel aastal siis kavas 14 etappi nagu ikka, konkurentsis 3 tehase tiimi nagu ikka ja viimast aastat sõidetakse selle praeguse ralli üks autoga. Et mis see 2027 saama hakkab, ega me seda täna ei hakka siin menetlema, tegelikult jututeemasid on oma jagu. Alustame siis võib-olla kalendrist. Natukene on siin asju ümber tõstetud. Alustame Monte Carlos, siis Rootsi, Keenia võib-olla loogiline, Horvaatia, Kanaarid, Portugal, Jaapan, Kreeka, Eesti, panna siis kalendrisse kirjadesse ei ole, 16. juuli oli kohal, siis Soome, Paraguay, Tšiili, Sardiinia ja Saudi Araabia. Kuidas sulle see meeldib, et kuidagi hästi nihkes on selle aasta kalender, eks ole, et Monte Carlos, sinna me veel jõuame, on ka lumised olud, et alustame rahe ja talveralliga sisuliselt ja siis tuleb, eks ole, sinna 3 üsna otsa asfaldirallit, aga alates siis juunist me rohkem asfaldile ei lähe. Et tegelikult minu meelest see sügisene selline vihmane asfaldiralli on kuidagi puudu, et terve see teine poolaasta on kruusal, et kas sulle meeldib see, et on nagu loogika, et lumi, natuke ütleme keerulised rallid, eks ole, Monte, Rootsi, Keenia, siis tuleb asfaldiblokk ja siis tuleb kruusablokk, et kas sul pigem meeldib selline lähenemine või sa pigem ikkagi ootaks, et seda vaheldust võiks rohkem olla läbi aasta? Keeruline küsimus, ma pigem hea meelega vastaks seda 15. november sellele küsimusele, kui kalender on sõidetud kõik hooaeg. Aga võib-olla on ikkagi selles mõttes huvitav, et Jaapan 28-31 mai, et lihtsalt teistes oludes natukene teistsugust Jaapanit näha, miks mitte. Ja ütleme nii, et suures pildis need, mis kuskil olema peavad, need seal on, lihtsalt sellised väiksed muudatused vahepeal. Aga ma ei oska öelda kuidagi, et kas nüüd see meeldiks rohkem või vähem, et ma arvan, et sõidame selle loo ära ja vaatame, kuidas tundusid need kalendrimuudatused. Hetkel ma ütleks, et tundub põnev. Läheme siis meeskondade juurde. Loomulikult, seda me eelmine aasta jõudsime seda nii kordalt öelda, et Ott Tänak rohkem ei sõida, et see asi on menetletud, jäetud eelmisesse aastasse. Loodame, et neid näeme, aga see, mis siis Hyundai tegi, loomulikult jätkab Neville, jätkab Formeau ja siis oli nad ikkagi ma eeldan, et viimased 3 kuud ikkagi otsisid sinna 3. masina, mida me sellega teeme. Läbi on viimati tulnud, et Solbergi väga tahtsid, aga Solberg andis korvi, mis on selles mõttes, et olgem ausad, Hyundai käitus Solbergi halvasti ka, et siin saab Hyundai ainult peeglisse vaadata.
läbi on läinud ju see, et eks ole sinu homie, Xioma, Martin Zesks on välja öelnud, et tema olid läbirääkimised ja siin Hyundai esindajad on öelnud ka, et neil oli selline 25-meheline list, keda nad jälgisid, et selles mõttes, et suur, ma arvan, selline data ja analüütik ja kõik see asi käis, aga tegelikult oleks võinud lihtsalt Peep Pahvile kõne peale tõmmata ja küsida, mida teha ja Peep Pahv oleks öelnud, vanameistrid on kõvad ja siis on selge, et tegelikult alustab siis, eks ole, kolmandat masinat jagatakse, alustatakse nii, et Pädan saab Rootsis sõita, Lappi sõidab, Pädan saab sõita Monte Carlos, Lappi sõidab Rootsis, ma eeldan, et äkki siis Sordo lastakse Geeniasse ja siis need kolmekesi kuidagi jagavad selle auto ära. Sina oled selline vanade inimeste vihkaja. Ei no selles mõttes, et sina oled seda meelt olnud, mille ma olen ka nõus, et pigem anname noortele, vaata, mis nad teevad. Kas see, et mindi seda teed, et lõpuks võtta need mehed, kellel on selle autoga kogemus, kas sina oleks teinud sama, et see kogemus on jälle suhteline, et see Pädan, millal ta viimati, eks ole, ta on nagu enam-vähem seda, ta on Montes on täiesti rutlina, ta ei saanud isegi mingit testrallit alla, et ta on ka täpselt see mees, kes tõenäoliselt alles õpib, mida need nupud teevad, on ju, et laias lastus, et see kogemus on tema puhul nii ja naa, aga teiste puhul võib-olla loogilisem, et kas sina oleks läinud sama teed tiimi juhina? Kõigepealt Lappi Sordo on täiesti arusaadavad valikud, nagu ka Hyundai ise ütles, et kuna viimane aasta on, siis on täiesti toorest rohelist noort panna rooli oleks üliveider, on ju. Nõustun täiesti. Lappi ja Sordo nendel rallidel, kuhu nad ära jagatakse, kindlasti mõlemad mehed on võimelised tulemust sõitma. Ma arvan, et Sordo, mis ta saab seal, mingid Portugalid, värgid, särgid, on ju, Kreeka, kindlasti ta need saab ja ma arvan, et ta on võimeline ka neid rallisi võitma. Lappi Rootsi, me teame, Lappi viimati Rootsis sõitis, võitis. Et see on nagu fine täiesti, aga tõesti see Pädan, ma ütlen, ma olen kahe käega poolt, et Pädan on sarjas tagasi. Kunagi, kui ma nagu teen väga täpselt ja detailselt, kuidas ta, millega ta sõitis, kuidas ta jõudis sinna, sest seda oli nagu ülilahe kunagi jälgida, seda tema käekäiku, et ma olen kahe käega poolt, et ta seal on, aga kolmas mees Pädanina ikkagi see on, ma ütlen ausalt, et olgu see Sesks või olgu see mõni teine ralli 2 piloot panna kolmandasse, kellega võib-olla tahaks tulevikus koostööd edasi teha noorega. Oleks minu jaoks tundunud nagu veidi õigem samm võib-olla, aga kes olen mina? Jah, viimase stardi sellise ütleme siis tippklassi autoga MM-tasemel tegi aastal 2012 Hyundai i20 B-WRC versiooniga siis, et ta tegelikult selline Hyundai palgaline on ikka alati peaaegu olnud. Ja on jätkuvalt Hyundaile ju true, mis on tegelikult kõige lahedam, et ta on ju, ma ei tea, kaua ta nüüd sarjast eemal olnud mingi 8 aastat, 7-8 aastat. Ta seda ralli 2 sõitis 2000. No just, ma mõtlen siis nii-öelda suurest klassist eemal, on ju. Aga ta on jäänud Hyundaile truuks, ta on ehitanud kuradi Hyundai elektriauto Uus-Meremaal. Ta on 2 Euroopa meistri tiitlit Hyundai ralli 2-ga võtnud, tal on mingisugune Hyundai proto seal Uus-Meremaal. Kas tema on truuks jäänud või siis on ikkagi seal... Eks see on Uus-Meremaa, see Hyundai on toetaja. Seal on võib-olla selline rallifännist kohalik Oleg Russ juhib seda Hyundai. No aga ikkagi on ju, et nagu selles mõttes on lahe, et ta pole nagu kordagi sealt ära läinud ja ta selle Margiga sõitmisest, et selles mõttes ma ütlen, et on ülilahe, et nagu ta helistas, ta võttis ise telefoni kätte, helistas Hyundaisse, see oli nagu, kuulge poisid, et ma olen ka vaata, et kui vaja on, ma tulen. Et talle see võimalus anti, see on minu meelest ikkagi ka nagu vahva, et kas see on nagu õige või vale valik, ärme siis selle üle liiga palju diskuteeri, aga see, et ta siin on nagu kuradi lahe, sest ma poleks mitte kunagi arvanud, et Hayden Pädan on tagasi ralli 1. Ta on siis Ott Tänaku eakaastlane, et rõhutame, et ta ei ole selline, et ta on päris vana mees, eks ole. Tema vanused lõpetavad ära. Lihtsalt ei ole 7-8 aastat sõitud. Ja tema teeb nii-öelda rutina raude, võib öelda rutina tuleb sarja. Teeme siis ma teen sulle Hyundai kohta 3 küsimust. Hyundai on siin läbi, viimased 6 aega nad ainult rääkinud seda kõik. Auto, nii palju edasi läinud, kõik jotterid, asjad, testid, nii palju parem on seis. Ja siis algas Motorrad testikatse ja Villil läks see veovõld kohe. See mõttes, see 4 auto sai sõita natuke liialdades 4,5 kilomeetrit ja siis lagunes ära. Kas sa nägid selle, et mis sellele eelnes, et ta pani offi esimesel läbimisel ka või? Jaa, igatahes läks, eks ole. Et oli off ja siis läks masin ja siis ta kuidagi lontras sinna.
küsiks nii, kas esimene Poomi ennustus, kas Neville on tänavu reaalselt tiitleitluses. See tähendab seda, et ta, ütleme, et läheb Saudisse nii, et ta veel võib tiitlil sõita. Kuidas rõhutunne, see on siis laiastatus, kuidas on sinu rõhutunne, kas tuleb selline Toyotade aasta või tuleb Toyotade Hyundai võitlus? Ma arvan, et sõitjana nii-öelda isikliku tiitli peale on ta suuteline sõitma see aasta ja tahaks arvata, et Saudis matemaatiline võimalus on alles. Et sina ei arva, et Toyotad on selles mõttes eest ära nii no võivad eest ära olla ikka, aga kuna on ka eest mõned mehed läinud, siis võib-olla see kompenseerib mingisugust nii-öelda autode vahet ja seda, et kui palju seda konkurentsi seal ees on. No ütleme Hyundai, ma olen nagu kogu aeg öelnud, et me teame, et ta on nagu kehv olnud, on ju raske seadistada, mingid probleemid, mida ei olegi olnud võimalik lahendada, on nii-öelda hooaja vahelist hetke olnud vaja. Aga väga palju on ka sõitjad ise ära pahmerdanud. Nii Neville, nii Formeau, kui ka, olgem ausad, ega ka Otil oli neid oma momente seal. Et pärast sellist aastat ma arvan, et sellise klassiga sõita nagu Neville suudab end üles korjata. Kui ta ei suuda, siis on pahasti. Teine siit on Formeau. Tema puhul lihtne küsimus, kas see kauaoodatud rallivõit tuleb, et sel aastal olgem ausalt Tänat on eest ära, Rovampere on eest ära, ta on miski pärast see Formeau nüüd on prantslane ja asfaltteede peal üles kasvanud, siis ta kuidagi kruusal liikuski eelmast paremini, peaks ennustama, kas sel aastal tuleb see esimene võit ära. Ma tahaks arvata küll, sellepärast, et eelmine aasta ikkagi oli vist 3 rallit, kus lubas. Ja Saudis ju oli ka sisuliselt minemas selle poole, et ma usun, et Formeau on üks uutest võitjatest ja ma arvan, et uusi võitjaid see aasta tuleb rohkem kui üks. No siis see tähendab, et sa vihjad, et Bajari tuleb ka. Ega meil rohkem olla ei saa. Või Martins, see Martins haip juba peale. Ei, mitte seda. Ja kolmas küsimus, Lappi, Sordo, Padon, kes neist teeb parima tulemuse? Et selles mõttes, et kuna me ei tea, palju nad sõite saavad, et siis et võib-olla antaks kellelegi rohkem, kellelegi vähem, mitte siis MM-sarja üldvaates, aga kes neist vahet pole, kas see parim tulemus on võit, teine koht, kolmas koht, kes neist, kellesse sul on kõige rohkem usku, et hakkab mingitel rallidel suurde mängu sekkuma? Ma arvan, et Lappi, sest Lappi on selles mõttes nagu suht toores vend ja... Samas tulete meelde, Lappi siin Soomes võitles Enokiga, et seal võib ka selline hashtag rooste olla. Ei, aga võtta teistpidi, Enok on nii kõva vend lihtsalt võib-olla. Kas Enok on nüüd see mees, kes sõidab ma ei tea, ralli MM-sarjas võidule? No ei ole, et selles mõttes Lappi puhul kerge tahtlus. Mulle vaatad, et Enok on kõva mees, jah, aga sa vaatad, kus Lappi neid Soome meistrivõistluste tulemus ei ole selline, et vaatad, see on rull MM-tasemel mees, ta pigem sõidab seal teiste kohalike meestega ja eestlastega võidu ju. Aga mille nimel ta teeb seda? Ta läheb lõbutsema lihtsalt. Aga ma arvan, et Lappi on nagu selline suht toores vend, et ta suudab nagu heal päeval õigel rallil teha nagu väga puhta töö ära õige stardipositsiooniga. Et kui see pakett on tal koos, siis ma arvan, et seal pole mingit küsimust, et ta suudaks väga häid tulemusi teha. No, Sordo saab endale väga rasked rallid esiteks, kus on kindlasti vaja kohale jõuda. Jah, kohale jõuda just, et tulemust teha. Et see on selles mõttes nagu küsimärgiga teema ja Hyundai vastupidavust mingites oludes rasketel rallidel just me teame, et kas midagi on paranenud, ei ole. Nii et, ja Padoni puhul, ma ei oska Padoni puhul mitte midagi arvata. Ma arvan, et mitte keegi ei oska mitte midagi arvata. Nii et minu panus, et Lappi läheb parim nendest 3 mingil Padon suutis ka testikatset sõita umbes 2 kilomeetrit, tegi mingi lasi pidurduse pikaks jääd masin ribadeks sõitnud, et napilt enne sillapiiret jäi. Et ma ütlen, et kui Hyundai puhul seda küsimärke on ikkagi nagu hirmuäratavalt palju, olgem ausad. Lähme siis, ma tean seda Martinsist rääkida. Lähme siis spordi juurde, M-sport võiks ka M-sport Iirimaal, sellepärast, et seal kohalik, ütleme siis ka kohaliku Leet-Ross, eks ole, on ikkagi, mõtle, tegelikult meil võiks ka olla see kahju, meil ei ole sest mees, kes läheks sinna M-sporti, kuule, ma maksan kinni, et panne Virves ja Jürgenson, vaata. Kahju, et ei ole sellist nagu, Linnamäe, isad Linnamäe, palun viige. Tegelikult ülikõva oleks olnud 2 eestast, et Savi teeme ära, et M-sport Eesti. Aga kahjuks on Iirimaa, et siis tiimi esisõitja sel aastal Josh McCurlin. Mis me küsime, mis on ootused, et eelmine aasta oli, õppimise aasta olime ausad, parim oli kordagi esikuute jõudnud. Kas
kelle me paneme, kes on kõige aeglasem sõita? Kas McLaren hakkab mingitel rallidel võidu sõitma ajaliselt Hyundai kõige aeglasema mehega või Toyota kõige aeglasema mehega? Jutt on siis, et Paddoniga, Sordoga, ma ei tea, Ratsutaga või see pigem see vahe on ikkagi see, et on Ratsurt ja siis on pikk vahe ja tuleb McLaren. Ma arvan, et McLaren on mingitel rallidel suuteline ikkagi sõitma ka, et me siin hooaja edenes nägime, kui palju ta tegelikult arenes. Aga seal kuskilt tuleb, eks ole, see väike hüpe ja siis tuleb hüpe tippu, mis on tundub väiksem olevat, eks ole, et 5 sekundit järgib maha ja siis on vaja see sekund veel ja see sekund on see, kus terad ja sõtlad ja tänatud ja osjed eralduvad, eks ole. Just, et aga kui me võtame Paddoni siia, kes pole, nagu sai räägitud, ma ei tea, 7-8 aastat suure autoga sõitnud, siis vabalt võib olla see, et McLaren suudab ta üle sõita, see ei ole mitte midagi ebareaalset, aga ma arvan, et nagu sõitjana lihtsalt, kui me neid 2 M-spordi meest võrdleme, siis Armstrong on ikkagi selline... No see Armstrong on see pole... Teeme see Armstrongi selle... Mis sa öelda tahad? Ma ütlen, Armstrong, see on täitsa arusaamatu valiki lõpuks. Selles mõttes, et see... ma saan aru, et ta maksti kinni, aga see mees ju ei ole... selles mõttes, reaalselt ta ju ei ole neid MMD-d ju sõitnud kiina. Ta on, aga junior WRC ja siis mingid rallid WRC vahega. Ma mõtlen, et ta aastaid ei ole. Aastaid. Et selles mõttes tema jaoks on kõik uus ja see tähendab, et see Armstrongi puhul, eks ole, ja oleme ausad, ta vist tundub kehvem mees oleks kui McLaren. Kusjuures ma tahaks isegi vastu vaielda, et ta on Euroopa meistrivõistlustel ikkagi väga kõva vend ja kuna ta sõidab Fordiga, siis see näitab veel midagi, et võtta etapi võita Fordiga, see on päris kõva sõna. Ja ta on selles mõttes suht omamoodi vend, et ta on nagu see vend teeb kodutööd, et tema puhul ei jää mitte midagi nagu tegemata selleks, et seda head rallit seal kokku panna. Et see, kuidas ta ka sinna sattunud on nagu nii-öelda, talle on samamoodi comeback tehtud, et ta küll võitis tol aastal minust, kui tema võitis junior WRC, jagati nagu pakettide kaupa auhinda, et sai mitu sõitjat sai selle WRC või ralli 2-ga sõita ja sai tema 2-3 etappi vist sõita ja järgneval aastal tegi ta midagi. Aga siis see kõik kukkus kokku, ühel hetkel ta hakkas jälle ralli 4-ga, ralli 3-ga, ralli 2-ga sõitma. Fikseerime ära, et ta on siis, ei ole noor sõitja, kes ei tea, et ta on ikka 31, et ta on selles mõttes, ta on ikkagi kogenud sõitja. Ja. Et ma just tahangi võib-olla seda öelda, et ma ei julgeks seda öelda, et ta on kehvem kui McLaren, sest seal on nagu väga selline, võib isegi öelda natuke võib-olla teaduslik lähenemine, et seal tehakse ikkagi kodus kõik ära, mis võimalik on ja tehakse ka, ma ei tea, simmitrenni, mida kusjuures tema on nagu üks nende mängude arendaja ka olnud, et vaatame, ülipõnev saab igastahes olla, et võib-olla ma panen täiesti pange ja võib-olla ta on ikka mega kehv ka, aga ma arvan, et seal tegelikult on isegi mingi loogika olemas, et talle anda see võimalus. No okei, ilmselgelt ilma rahata ta seda võimalust ei oleks saanud. Ja eelmine aasta oli see EM-sarjas teine ruuls on Mikko Latš Martšiki järel. Et on sõitnud, aga ütleme nii, et suur õppimisaasta. Et see ainus see asi on, et ta pole ta on sõitnud EM-sarja peamiselt, eks ole, viimastel aastatel. Tema jaoks on, ta ütles ka, et kõik on nagu uus hetkel, et siin Montes nagu nii ei oota mitte midagi, eks ole, Montes on tema ülesanne. See on nagu McLareni eelmise aasta Monte, kus saadi mingi 3-4 kilomeetrile tappa, aga tegelikult minu jaoks on jälle see on nii veider, et kui pannakse kokku see ralli 1 programm, mis maksab nagu haigelt palju miljoneid, miks ei tehtud seda esimest jänner rallit sinna ette näiteks, et saada see lume peal selle naelreffiga kogemus kätte, et see ei maksa selle midagi enam, selle suure eelarve kõrval. Selle raha kõrval see üks ralli 2-ga, see ei maksa enam suurt midagi. Aga mis on suur küsimärk on muidugi see, mis selle ühe auto hakkama saab, 3. massinad, et sel korral, Munster tõenäoliselt sõidab sel aastal enamasti ralli 2, kuulus Serderiidis ütles, et ma ei tea, mis Serderiidis lattas, et ei taha enam toetada. Panid ka seal Tataril luures kaarti või mäsa kiirelt, eks ole, see plusspunkti on, et Munster Monte-Carlos on kohal, Munster, tema võib-olla üles on see, et tõmba McLarenile Armstrongile nii retsik kott pähe, et tekib kuskil kellelgi tunne, peaks ikka talle selle ralli üks auto andma, see on vähetõenäoline. Aga eks selle kõige suurem teema on ikkagi meie lõunanaaber Martins sest et teda nagu öeldud, Hyundai käid läbirääkimised ja ta
nüüd kui ta käis kuskil seal Läti raadiosaates rääkimas, siis et nad ikkagi on vist lootust, et teda näeb sel aastal päris palju selle Ford Puma roolis, et seal kõvem raha otsimine käib, Rootsis on ta juba stardinimekirjas ja nagu ta ütles, et see tema loogika oli see, et et eelmise hooaja tulemused on kehvad hooaja lõpus, et Saudi Araabia näiteks õnnestus, et peale seda hakkas see kõvem rahaturumine ja lihtsalt see Montecarlo tuli liiga ruttu peale, et ta nagu vihjas, et justkui tegelikult oleks võib-olla juba Montes ka startida, kui oleks nagu natukene rohkem aega olnud, et pigem nagu kõik see, mis sealt tema suust tuleb, on selline optimistlik ja samas ta ongi selline optimistlik mees, et võib-olla see petlik, et ta on ju alati, et kaotab ma ei tea, finišis liidri 30 sekundil, kõik fantastiline, nii hea auto, et ma ütlen, ta on selline suur üllatusmuna, et McLarenisse mul liialt usku ei ole, et hakkab kuskil nagu reaalselt, ütleme esikolmiku peale sõitma või reaalselt Hyundai ja pigem tema puhul on, kui ta suudab top 5 ennast sättida, on juba hästi. Aga Sesks on näidanud, et kui asjaolud on õiged, siis tema äkki selle Fordiga võiks ju ikkagi, hirmutada pajarit, eks ole. Olgem ausad, võtame lihtsalt selle, et McLaren puhast kiirust kuskil ei näidanud tegelikult. Sesks ikkagi puhast kiirust näitas. See, et lõpptulemusi polnud, on ka teisi mehi, on ka siin mõni Eesti mees, kes on puhta kiirusega esimene hooaeg tulnud, aga tulemusi polnud. Ja ma tahtsin öelda, et see puhas kiirus, eks ole, me oleme näinud ajalooliselt, et okei, et see maksab rohkem. Jah, et sul on ka miigid, kes ei õpigi ära, eks ole, seda autot finišisse tuua 50-aastaselt, on ju. Aga lõpptulemus on puhas kiirus, tähendab ikka seda, et sa, nagu Ott Tänak, et ühel hetkel sa hakkad selle finišisse tooma, et Sessil selline mingi X-faktor on olemas. Kas see nagu tähendab ka seda, et ta suudabki panna need 300 kilomeetrit kokku, see on nagu lahtine, aga igati et sul siseinfot ei ole, et Martinsilt. Ma ei ole ta käest küsinud või ma ei tea, palju ta sõidab, aga selle mõttes ta programm on, ma arvan, selline, nagu ta täna on ja tal ei olegi rohkem infot selle kohta, et ka eelmine aasta oli see, et tehti programm ära ja siis vaadati, kas hakkab midagi juurde tiksuma või hakka. Aga see 7 rallit oli vist, kui ma õigesti nüüd mäletan, mis on tegelikult väga korralik kalender ja kui sinna vahele midagi veel tiksub, siis on ju ikkagi rohkem kui pool hooaega sõidab kaasa, mis on väga suur asi. Aga kuna tegelikult, nagu sa ka juba ütlesid, ta tegelikult suhtes Hyundai'ga päris aktiivselt, aga siis lihtsalt Hyundai tegi otsuse, et võtame selle nii-öelda kogenuma sõitja, mis on fine. Aga seda tähendab, et on ikkagi huvi tekitanud meeskondades. Ja. Küsimus on selles, et praegusel hetkel ei ole neid kohti liialt, aga 27 aasta tekib juurde vähemalt 2-3 kohta sarja. Loodame. Tuleb ju uus meeskond. Me ei tea äkki, me ei tea, mis see Hyundai teeb näiteks. Me ei tea, palju Toyota masinat toob. Ideaalis, jah. Ideaalis on läheb rallisarja õitsema. Aga mida me, ilmselgelt on see, et autosid vähemaks ei jää, selles mõttes, et autode rannimine läheb nii palju odavamaks. Pigem võib juhtuda see, et saab tuua just autosid juurde, kuna neid on odavam rannida. Ja autod on odavamad, et tema peab, ta kindlasti mängib järgmise aasta peale, nagu ka teised sõitjad, nagu korraks mainisime Munsterit, on ju. Munsteri ainus ülesanne see aasta on, ta on siin Montes, ta lajatagu mõned katsevõidud ära, jääb see auto võsa vahele, jääb vahet ei ole, aga see WRC2 hooaeg, mida ta tegema hakkab, kui see, mida ta tegema hakkab, ta peaks nagu ikkagi poodiumi mees seal olema. Kes sõidab M-spordiga sel hooajal parima tulemus? Kas McLaren, kelle bonuseks on see, et ta saab räigelt palju sõita, et kuskil ikka teenijast tuleb lõpuni, või Armstrong, siin on tatamees, siis ma saan aru, ja siis on või Sesks, et kes ikkagi tuleb ja paudutab. Ma arvan, et me peaks ikkagi vist mõlemad nõustuma, et lätlane teeb ta on nendest 3, kellel on puhas kiirus olemas, et lihtsalt tuleb ära vormistada see tulemus. Ja ma ütlen see, et Hyundai huvi vist on ikkagi, see on ikka selline, ma ei jää selle juurde Hyundai loll, et ei Sesks ei võtnud. Et see mõttes, et Sordo ratsast tagasi tuli, tõi neid poodiumi kohti asju, ma saan aru, et see tootjate MM-tiitel on, aga kus sa selle Solbergi juba lasid näppude vahelt ära, et see ei ole ju, selles mõttes, et Neville on juba vana mees, eks ole, et juba näed, et see Solberg ei tule sinu juurde, ta ei tule tagasi, eks ole, ja sa nagu, Purmo ei ole esimest noorus, et kes on see sinu järgmine tulevik esinumber, et Toyota kasvatab endal talenti peale. Ja kasvatab ikka suures koguses. ja samal ajal see Hyundai nagu ei õpi oma vigadest. Ja ma olen täiesti nõus, et tegelikult puhtalt ka finantsilises mõttes oleks minu meelest kõige targem Sesks võtta seepärast, et ta on investeerinud juba oma sinna
programmidesse nii palju raha, tal on kilomeetrid ralli ühega olemas. Ta ei ole nagu see vend, kes tuleb esimest rallit sõitma ralli ühega, tal on ikkagi selline, ma ei tea palju, tal kokku on 2 hooaja peale siin mingi 10-11 rallit on ralli ühega all. Lihtsalt, võib-olla Hyundai on täna heas kohas selles mõttes, et ta teab, et Toyota ei võta, sest neil on mehi rohkem kui autosid. Ford täiskohaga sõitjaks järgmine aasta, Ford M-Sport tõenäoliselt ei maksa Martin Süritus kinni, aga siis on ikkagi see uus meeskond, kes tahab ka tulla, kes otsib sõitjaid. Ikkagi ju näppude vahelt ära libiseda, et natuke peaks ikkagi vist pikka pilti rohkem vaatama. Toyota Gazoo Racing, võtame ära, eelmise hooaja rallimaailma valitsejad igatepidi, nii sõitjate arvestuses kui ka tootjate arvestuses. See tootjate arvestuses oli lõpuks selline põranda pühkimine, kasutaks siis vanandel väljendit. Sõitjad sel hooajal täiskohada sõidavad siis alustame Elfin Evans. Kas Elfin Evans läheb, esimene küsimus kohe, hooajale vastu MM-sarja tiitlisoosikuna number 1? Vist läheb ju? Siin Dirtfish on juba pannud ikka, Dirtfish ikka laudib räigelt. See paneb selle üle nädala, kirjutab, mis Evans õppinud on, Evans räägivad, kuidas sel hooajal on kõik uut poodi. Sisuliselt tahaks juba praegu medali kaela ära riputada. Ma ei tea, kas on üldse mõtet vaadata, et tundub, et Evans on kindlasti maailmameister teisel kohal sõidama, et see Dirtfishi haip on muidugi rets, aga me ei tohi ära unustada, seal tegelikult on spetsialistid ja see haibil võib olla tarapõhi taga. Evans eelmine aasta tiitli lõpprututes võib-olla ikka raotas sellega, et oli natuke liigi ettevaatlik hooaja keskel, et oleks võinud paaril rallil natuke pingutada, oleks võib-olla enne Saudit juba maailmameister olnud tegelikult. Ja. No hea aasta Elfin jaoks on. Kui mitte nüüd, siis ma ei tea, kas ta üldse seda saab kunagi, et ta peab selle ära võtma, siin ei ole muud varianti, aga konkurendid on ju ikkagi olemas, et nii Terriineville kui ka ilmselgelt Ogier, ei saa sellest üle ega ümber, et tema poolik hooaeg tähendab seda, et see võib ühel hetkel saada täishooajaks väga kiiresti ja 10 tiitlit kõlab ikkagi ju läbi aegade parim rallisõitja, kõlab uhkelt. Ma ei saa aru, miks see teda ei koti. Ma ütlen ausalt, ma ei saa aru. Kui sul oleks variant, et sõida täishooajaks taas on päris suur tõenäosus, et sa jääd aastakümneteks maailma parimaks rallisõitjaks. Yeah. 10 tiitlit, seda ei võta tõenäoliselt mitte keegi ju lähiajal, eks ole. Muidu mõtlesime Rovampere ei viitsi. Ruhete ja venda, ma ei vitsi ikka, vaid mulle meeldi Eestis sõitavad. Ja tema poolik hooaeg on nagu, et see ei ole poolik. See on nagu mingi 3 rallit skipitakse. See on nagu mõttetu, sa ei võida aega väga sellega. Sa võidad oma 3 nädalat ainult aasta peale. Et pigem võtta pere igale rallile kaasa. Et saadki perega koos ka olla. No osina on lihtne, et Monte Carlos on ikkagi räige soosik. Kui ei võida, oleks ikkagi... No siin ma tahan öelda, et nagu makspunktid, kõik Power Stage'id, pühapäevad, laupavad, kõik jutud kokku, peaks minema Ogierile. Jah, siis Anna Rohe Rootsi otsa jätab vahele, et saab selle masina saab, mitte päris selle rauda saab selle endale. Lorenzo Bertelli. Vägev, võt see on vägev. Aga Osie puhul, me Montest räägime siis võib-olla rohkem. Oliver Solberg võib-olla selline selle hooaja mustobune. Ja kindlasti, selles mõttes, et nagu ma arvan, et me ootame tema poolt väga palju. Aga kas seda ka nagu ära tuuakse kõik, mis me ootame, võib-olla ei ole ka nagu mõistlik. Et ma just tegelikult ma sõitsin siia, ma mõtlesin, et nagu, mida Petter Solberg ütleks Oliverile enne Monte Carlo rallit. Tõenäoliselt oleks mõistlik vaadata ju pikka mängu, et hooaja lõpus sõita ikkagi ennaks poodiumi peale, tuleks ikka pauguga täis hooaega sõitma tagasi, on ju. Seal ei ole ju mõtet otseselt minna, kui on näha, et puhta kiirusega sa poodiumil ei sõida, siis oleks ju tegelikult väga fine alustada Montet mingi top 5 tulemusega. Ma just olen mõelnud, et ei pruudi, võib-olla, et sulle Solberg on aastapus maailmameister ja kõik on elu lille, aga Solbergile võib-olla on ülikahjulik mõnes mõttes see, et sul Tänat ja Rovampere tuks eest ära, ta on nagu hoobilt. Me ütleme nii, et ta on, kui ma peaks ütlema, võib-olla selline, peaks siin panema ootse, siis ma ütleks, et Evans on suur soosik, eks ole, Neville on teine, Osie 3, Osie puhul, ja siis ma arvan, mina juba järgmised rahad paneks pigem juba Solbergile, mitte Formolena kellelegi. Et ta juba tuleb, üks õnnestumine tal on see, et kui ta esimene sutsakas ralli ühes, eks ole, ta vajus läbi suurte otsutust seal, oleme ausad. Ja tal võib-olla tulebki mitte niimoodi, et ma olen siin mingi nüüd, saan sõita teise 3 numbrid, ta võib-olla kohe juba Rootsisse läheb niimoodi, et kuule, kõik kodu mingi Dirtfishid ja Rasparuusid tulevad sinna ligi, et kuule, nüüd tas läheb maailmameister tiitli peale, et seal võib see pinge ei pruudi, võib-olla megarets. Jaa, kindlasti. Ja ma vaatasin seda, mis see saade nüüd on YouTube'is, mis see sarja nimi oli?
ma enam ei mäleta. Keskealiste meeste saade ei peagi mäletama, faktid ja asjad. Et seal oli just siis Rally Estonia, kus siis enne pühapäeva või pühapäeva ajal vist Oliver oli siis Petterile helistanud ja öeldi, et mis teha, et kuidas sõita, et nagu võit on nagu ka, tundub, et on reaalne. Ja Petter oli öeldi, et kui tunne on, siis pane võidu peale. Aga kui see asi nagu kestab, see on nagu üks ralli, vaata, et tundub, et ta ikkagi pidi helistama, nõu küsima, ta ei olnud võib-olla kindel. Kui see hakkab nagu terve oo pealt, ütleme, teeb mingi enam tulemuse Montes, võib-olla Rootsis lajatab juba ära tulemus, sa oled kuskil seal ees otsas, kas see pinge kestab nagu terve aasta läbi, kas ta nagu saab sellega hakkama või ei saa? Ma ütleks, et see ei ole isegi nagu mõistlik hakata nagu kuhugi suruma sellisel hetkel, et siis peaks nagu ennast ülimalt maa peale tagasi tooma. Aga MM-sarja vaates, eks ole, kõige igavam asi, mis juhtuda saaks tõenäoliselt, et kõige põnevam asi, mis juhtuda saaks MM-sarjale, kui selline Solberg võidaks, Solberg oleks selle ala uus reklaamnägu. Ma ütlen, kõige hullem asi. Seda oleks vaja. Ja, sest Osier, eks ole, selline vanameistri paugutamine oleks nagu äge, eks ole, Evans on nagu nii maailma igavam inimene. Mulle meeldis see, kuidas Gustav Kruda ütles, et kurat Evans on see vend, kes sõidab oma ralli ära, läheb oma mägedesse kuhugi koju metsa vahele, põldude vahele, kus iganes ta elab ja sealt välja ei tule. Ja keegi tunned, et ära ka, kui ta kuskil poodi läheb, keegi teadest mitte midagi. Aga Solberg käib ringi kuradi staar, saad aru, ta läheb vahet jälle kuhu riikil, ta läheb, inimesed tahavad pilti teha taga. Ei ole ju, vend ei liidub ka niimoodi, et ise kus ei teada, see Solberg on, vaata. Sa vaatad, see vend on vist mingisugune. Naisel jalad on mingi 2 meetrit, korrel pildistan ennast. Nüüd nad mööda õnniks, ma mõtleks, et ta ongi kuulus inimene. Mingi laulja, kurat. Igal suurt teeb pildi ära. Aga ma mõtlen, et Evans ja Neville oleks võib-olla kõige igavad asi, mis juhtud võiks. See, kui Solberg võtaks tiiti, võt see oleks sarjale kõige kõvem promo, ma arvan. Sami Pajari ütleme siis Solbergi puhul, mis sa pead ennustama. Ütleme nii, et sa ei tohiks ennustada, et ta lõpetab hooaja 4. Siis kas sa arvad, et ta lõpetab kõrge või madalamal hooaja rotvõttes? Tahaks ikkagi arvata, et ta suudab ennast sõita poodiumile seal poodiumi hooaja kokkuvõttes. Okei, päris. Mina võib-olla isegi oleks natuke skeptilisem, aga näis. Sami Pajari puhul võib ju sama küsimuse teha, et kas nüüd tuleb see võit ära, et tema täpselt, Pajaril on raha ikkagi, Pajari on saanud nagu selles mõttes eelmine aasta, ta õppis ja katsetas ja sa õppis teid ja asju, nüüd sul on ikkagi see, et Solberg tuli, ja Toyota, see on ka märgiline, Toyota oli, et okei, Solberg sina sõidab punktidele, et Pajari katsuta, et eelmine aasta, me siin mingi testime ja järgmine aastat on parema. See, mis see meeskond ütles, kuule, et Solberg on meie punktide sõitja, see oli Pajarile, ma arvan, see oli väike hoop näppu küll, ma arvan, et Pajari mõttes, peaks ju olema tema, et ma eelmine aasta õppisin neid teid, et siin see aasta nüüd panema. Aga mida peaks siis Takamoto veel mõtlema? Ei, Takamoto saab aru, et Pajari puhul, Pajaril nüüd on küll see make it or break it, et selles mõttes, kui see Solberg tuleb ja ongi temast igal pool kiirem, siis see eelmise 2 aasta selline iga finiši ei olev jutt, et me nüüd õpime ja saaks juurde panna külgi tahaks, seda me ei taha panna, vaid me tahame siin praegu õppida ja rinde peale sõita, siis see oli jama. Jaa, ma tegelikult vaatan selle Toyotaga on üldse nagu nii imelik lugu see, et tahaks igati loogiline oleks arvata, et me peame võtma sõitjaid, kes on suutelised poodiumi peale sõitma, kes on võimelised rallisi võitma. Neil on 3 venda, kes suudavad rallisi võita. Siis on 2 venda, kes eksisteerivad. Aga neil ei ole, nad ei saagi 5 venda võtta, kes rallisi võidaks. Nad ei saa võtta kõiki vendasi, kes iga ralli hakkavad võitude peale sõitma. Et ma mõtlengi just selles mõttes, et kui Pajari ja Takamoto mõlemad panevad sarnase hooaja ja teevad mingi stabiilseid top 5 tulemusi seal, et kas see on see märk, et Toyota peaks neist loobuma hakkama või? Kuigi neil on olemas 3 mees, kes ralli võitude peale sõidavad. Et kas see motiveerib neid välja vahetama oma teisi sõiteid? Aga kas me Pajari puhul võib-olla eelmist aastat võib-olla tal oligi õigus, ma ikkagi tuletaks meelde, et kui 2024 sõitsid WRC2 tiitli peale Pajari, Solberg, Rossel ja Rudenil Krääsin, siis maailmameistrist tuli Pajari. Et see mitte sellega, et Rickers katkestanud, vaid ta ikkagi esikohtade najal, et ta see, me ütleme nii, et ta aastaga tema aktsia hind kutus kõvasti, et selles mõttes, et meie mõtlesime, oleme ausad eelmise aasta alguses, et see mees, eks ole, järgmine suur asja, tema on järgmine Tänat, või maailma, ütleme järgmine Ville, eks ole, et seal on järgmine mees, kes on selline järgmine Evans võib-olla isegi, et kindlasti selline tipu lähedal, kas ta on maailmameister, näeme, aga ta hakkab sõitma, eks ole. Ja eelmine aasta tema, me ütleme, aktsia hind kutus, aga võib-olla
võib-olla ongi, ta tuleb selle loojale vastu niimoodi, et lööb lava puhta. Ei, vabalt võib olla. Kas arvata võtab võidab mõne MM-etappi? Ei. Ma ei usu. Ja see on nüüd naljatus, ma ei usu ja võib-olla ma pigem isegi vist usuksin, et Taka võidab. Mingi ralli, Rootsi, Jaapani. Tatas ma ei vitsi üldse rääkida. Tata ütles, et hakkab saasta panema, vaata, et pea on puhas ja nüüd ma hakkan panema, oli selle testikatse lõpus. Shakedown oli uhke, et vaatame, kaua see kestab. Aga ei, selles mõttes need kaks poissi on selline müsteerium minu jaoks, et vaatame. Ma väga loodan, et Bayer ikkagi siis jõuab selle arenguga kuhugi, sest teine pool hooajast eelmine aasta ikkagi nagu kuigi palju midagi lubas vahepeal. Nüüd teeme eestlaste ringi ka, võib-olla oleks pidanud eestlastest alustama, aga eestlasi sel aastal natuke tihedamalt hakkame silma peal hoidma Rally 2-l. Rally 2-l muidugi metsikult ei ole põhjust silma peal hoida, et Montes on muidugi üks mees ja Rootsis on hetkeseisud üks, et seal on mõlemas on siis Jürgenson. Teeme siis sellise, võtame need eestlased järjest ette ja siis küsimus väga lihtne, et kas see programm, mis on hetkeseisuda justkui, et mis nad teevad, on see väga hea, on see okei, väike pettumus või suur pettumus. Või see, mis selle aasta plaan on. Me ei tea, kas need lähevad täide, sest alustame Jürgensonist. Tema eesmärk on ikkagi teha 7 sõitu, aga rahastuse osas see asi käib, eks tal see Rallistaari rahad kadusid ära, nüüd natuke peab, eks ole, mingi suurem auto on eelarves, teeb esimesed 3 etappi kaasa, mingil määral ma eeldan, kuskilt ridade vahel loen, et natukene näitamise kohta eesmärk on teha siis WRC2 sarja täisprogramm, ehk siis 7 etappi on 7, loodika on siis sama selge aastal, 7 etappi 6 parema tulemused lähevad arvesse, eks ole, peaks olema. Ma loodan, et on sama, et ma ei eksi. Kuidas oli sulle 4 varianti, kas kui see läheb, tulebki need 7 etappi, on see väga, väga hea, okei, väike pettumus, suur pettumus? Kõigepealt, Jürgensoni programmist ma ei tea, selles mõttes ma olen ise ka sõitjalde raha otsinud, et mulle ma millegipärast arvan, ma ei tea, kas Roomet kuulab seda või ei kuula, kui kuuled, siis kirjuta, kas on nii või ole mulle, et kui eesmärk on raha kokku saada 7 etapiks, et kogu hooaeg sõita punktidele kaasa, aga esimene etapp ei sõideta punktidele, siis see ju tähendab, et esimene nii-öelda jutumärkides visatakse maha, punkti koguta, et võib-olla ikkagi seal on mingi plaan B olemas, et juhul kui raha kokku ei leita, siis võib-olla ikkagi härra Malko ütleb, et no ei ole hullu poisid, et ma siis panen juurde või. Ma ei tea, selles mõttes ma ise, kui ma kogusin raha, siis ma ei saanud kunagi nagu mängida selle peale, et kui mul eelarvet pole koos, siis ma sõidan mingi etapi mitte punktidele, et aga see selleks, ma arvan, et Jürgensonil saab olema ma arvan, et meil saab olema ülipõnev tema tulemist jälgida, sest see vend on nagu ma ütlen ausalt, ma poleks elu sees eelmine aasta arvanud, et see vend sellist arengut teeb. Ja praegu ka, mis ralli ta alla sõitis, mis iganes nimeline see oli nüüd? Jänner Ralli. Just Jänner Ralli oli. Et mega tulemus, et ütleme okei, ralli lõpptulemust ei tulnud, seal oli palju tehnilisi probleeme, ise tegi mingid apsud, aga katsevõite lajatas niimoodi ja seal ei olnud nagu probleem sellest, et konkurentsi poleks olnud, vaid ta ikka sõitis, Nii et mul saab olema väga huvitav jälgida seda Montet ja ka ülejäänud hooaega ja Fordiga sõites, upgrade'itud Fordiga, päris põnev. Mis see, tema eesmärk on, et see ole kõigi eesmärk ja meie noorte eesmärk. Me saame tahtelaines, on need sellised 20. keskel olevad, ehk siis Jürgenson, Virves, Linnamäe, kõik on 26 pluss miinus ja siis meil on päris noored, eks ole, vahe Renot Nõrene. Aga kõigi nende eesmärk laias laastus, väljardatud Linnamäe, kes teeb väikse pausi, on ikkagi järgmine aasta äkki kuidagi õnnestub ralli 1, vahet pole WRC 27, mis iganes, kus me nimetame, sinna see jalg ukse vahele saada. Mida ta peaks tegema? Mida peaks see tõenäoliselt tegema Roomet Jürgenson, et ta saaks endale John Armstrongi koha? Ma arvan, et stabiilne hooaeg ja poolel hooajal valida välja nendest rallidest, mis ta sõidab, siis selline tõenäoliselt mingi 3 rallit, kus tunneb ennast mugavamalt teha tulemust. Ülejäänud rallidel näidata stabiilsust ja võib-olla mõned sellised katsed, kus ta suudab ka katsevõitude peale sõita ja kui seda suudetakse Fordiga teha,
siis on ta igati seda kohta väärt. Isegi siis, kui budgetit ei ole. Õnneks järgmine aasta peaks olema odavam sõita, nii et oluliselt odavam sõita, et vast leitakse see kokku, see raha. Kui nendest 3 või ma ei tea, mis iganes numbrist sõitjatest eestlastest me räägime, et kes on järgmine aasta kõrgemas klassis sõitmas, ma julgeks teha panused Rometi peale. Ja nii ongi, ma ei tea, mis ma lisada tahtsin peale. Et stabiilne, küsimus ja stabiilne see. Aga vaata, ta ongi see, ta on nagu, mis on viimase 3 aastaga nagu see areng olnud, on ju, et me näeme, et see on nagu nii hüppeline areng lihtsalt, mida ta teeb. Aga, nagu ma ütlesin uuesti, kuskil tõusta lihtne, nüüd tuleb see Ja nüüd on see MM-rallid, et eelmine aasta ikkagi sõideti palju ka mingid muid rallisid, mis võib-olla andsid ka, võib-olla nagu kuidagi midagi petlikult, midagi meile andis mõista, et teistel rallidel ongi mingi kohalikel rallidel võimalik selle Fordiga väga kiiresti sõita. Ma loodan, et need tehnilised lahendused on et nendega on, selle autoga oleks võimeline ka MM-sarjas sõita häid kohti. Kui ta suudaks mingi poodiumi kohad ära tuua, oleks ikka mega tulemus juba. Robert Virves ametlik ju ei ole veel midagi. See on siis mõne päeva tagune seis, kui kuulus Kaspar Ruus rääkis erinevate noorte rallisõitjatega, siis Robert Virvese vennast manager Gert siis ütles, et viimase seisuri peaks Robert kaasa tegema mullusega Sardase programmi, aga ametlikku kinnitust veel pole. Mis on kindel, näib olevat, kindel on see Montesta ei stardi, hetkeseisuda näib, et Rootsis mitte, aga me tegelikult selles mõttes võib-olla ei ole kiiret, nagu siin öelda sai, et hooaeg algab 3 üliraske ralliga, siis tuleb neid asfaldi asju ja siis lõpp on selline Virvese leid. See teine pool hooajast pannakse kogu aeg kaasa. Nagu, et see võib-olla ise oleks mõistlik, eks ole, mingil määral. Virvesel, me võime muidugi ralli 2 selle muidugi, mis siin toimunud on, eks ole, on üks suur muudatus on. Kõige suurem muudatus muidugi see Solbergi enam ei ole, see selleks, aga suur muudatus on see, et meil on stardis nüüd Lancia, kuhu läksid 2, tõenäoliselt parimad sõitjad, Rossel ja Reasid. Kui see Lancia on hea, mis laiast astus kõik mingitel etappidel sõidavad 3. kohal võib-olla ise, eks ole, kui Lancia on kehv, siis meil on 2 parimat sõitjat, oletame, et ta on täiesti selline ongi aeglasem kui Toyota ja Škoda, mida ei saa välistada, seepärast see Citroen C3 peale tehtud, aga ikka uus asi. Ja need Itaalia autotohtid on, nagu nad on. aga et kui see Lancia peaks kehv olema, siis on need 2 kogenud mees ka eest ära ja siis on see Rally 2 MM-tiitel on nagu tasutab Jaan Martinsoni võtta, et on lihtsalt võtta. Tõsi. Lanciate osas tõenäoliselt, me võime teha väga sellised varajased ennustused, et asfaldi peal see auto sõidab. Sest Shakedown näitas, et ta sõidab, on ju. Kas ta rallil ka sõidab lõpuks ja nendes libedates oludes, eks me näha saame, aga see, et kas see auto on konkurentsivõimelises kiiruses, kui vastad peal, vist on. Aga mis saab kruusa pealt, tõesti, pole õrna aimugi, pole vist väga kruusa testegi videoid näinud ausalt öeldes. Aga kas see projekt nagu hooajad läbivalt, terve hooaeg, kas ta on nagu nii hea, et ta suudab nende uue autona tulla ja konkureerida Toyota ja Škodaga. Juba kahtlane. Väga kahtlane, et seda pole suutnud nagu isegi suurte meeskondade tootjad alati. See mõttes, et Toyota suutis on ainus, kes tuli, eks Hyundai tuli ka, Hyundai ju metsikut raha ja tuli ja ei olnud ju hea auto. See vajab midagi rohkemat kui lihtsalt palju raha, mida vist ka seal liiga palju ei ole, ma eeldan. Aga see, et kui Virves teeb täpselt sama programmi nagu eelmine aasta, on ta okei või on ta väike pettumus? Ma arvan, et on okei. Ja see tähendab seda, et tuleb minna tiitli peale vist. Sest jälle see aasta võimalus on laual, kui tehakse identne programm, see tähendab, et kogemus nendelt rallidelt on olemas, teatakse täpselt, mida kus teha. Miks mitte? Aga, oota, annaks jumal, et see ametlik kinnitus tuleb, et siin ei ole mingi... Ma ei tea, tõenäoliselt on see seotud selle Talksporti lihtsalt mingisuguse nii-öelda selle info siis väljaandmisega, et sellepärast ei ole seda veel. Jah, et eelmine aasta programm siis Virvesel oli Portugal, Itaalia, Kreeka, Eesti, Soome, Paraguay ja Saudi Araabia. Eestis siis tuli võit ja Soomes ja Saudi Araabias 3. koht, et tegelikult oli tulemus jõlgjutkutes 5. koht, aga... Seal Pekki läks lihtsalt selle hooaja algusega, kus tuli katkestamisi, aga tegelikult... Seal oli see Pekki läks see, et tal tuli selline ligi aastane paus, eks ole, siis seda esimene oli see, et
õpiks nüüd uuesti sõitma laias laastus, kuidas see... Et täna ongi see, et sai ülikorraliku programmi, ülikõva meeskonnaga, ise ei pea liiga palju muretsema mingite asjade pärast, on ju, ja nüüd tuleks minna vormistama küll. Kolmas mees Linnamäe lõpetab ülikooli, kiidame. Tubli. Aga ütles, et mine sa tea, et äkki midagi, eks ole, võib aasta teises pooles sõidab. Tundub, et seal ikkagi vist ühesõnaga ei ole prioriteet ralli enam, mis on ka fine. Ega ei peagi olema, et kui oli näha, et võib-olla kuskile nii-öelda tasustatud koha peale võimeline sõitma ei ole, siis lõputult raha põletada ka ei ole mõistlik. Nii et edasi täpselt nii palju kui aega ja tahtmist on seda teha nii-öelda pool hobi korras, on täiesti fine. Ma ütlen, et siin Saaremaa ralli, ma arvan, Saaremaa ralli võit on umbes sama hea, kui tulla kuskil Soomes WRC2 arvestuses 6. pigem ikka Saaremaa ralli võit, see on asi. Vaher on siis... Kurat, mul oli lähedal see ükskord. Aga sul ei olegi Saaremaa ralli võit, on suurim kahets. No Georg Kross oli ees WRC-ga, ma ei saanud, ma jäin teiseks. Meil on siis nüüd noored, eks ole, Vaher. Tema siis on ikkagi, sel aastal on Toyotas. Et tema siis tegi juba Mikkeli rallil debüüdi, mis oli selline, tegi, ütleme, noort Tänakut või Chris Meek, et ta oli ülikiire ja äge, aga seda liialt kaua ei näidanud. Selles mõttes, et ülikõva selles mõttes, et nüüd me nägime seda, millest räägiti, vaata, et kui ta sinna programmi sai ja see info jõudis meediast ka meieni, siis kommentaarid ka seal, ma ei mäleta, kes see oli Hänninen või, et kui Vaher tuli sõitma, oli selgelt aru saada, et see vend peab saama koha, vaata, et nüüd me nägime, et nagu miks, et see kiirus oligi nagu päriselt nagu kuskilt olematust kohast oligi olemas. Ja ma ei mäleta, ta kuskil ütles ka palju ta testi vist selle autoga teha oli saanud, äkki võis olla 200 kilomeetri tuuri, et ei ole palju. Ja esimesel katsel lajatada siuka aeg, kõva tulemus, kahjuks edasi sõita ei saanud. Aga teatavasti ikkagi Toyota toetab oma noori sõiteid väga. Hänninen on ta mentor, sul on mentorprogramm. Sul on nagu kõik laual ja ma arvan, et isegi kui neid 3-4 autot veel hooaja peal kuhugi võsa vahele jätta, et ei juhtu midagi, et nähakse potentsiaali selles, et kiirust on ja kui kiirus on, siis on sinna peale hea kasvatada ka stabiilsust. Tema plaanik, kui ma õigesti aru saan, oli muidugi hästi lahti seda, tehakse Soome meistrivõistlusi kaasa ja siis hektiliselt osaletakse mingitel välisvõistlustel, aga ei midagi sellist ühtegi vist sarja, nagu otseselt kaasa ei tee. Ma küsiks, kas pigem oleks ägedam olnud, kui ta oleks pannud mingit EM-sarja kaasa või pigem see, et selline kokku traadjeldatud programm, kus rõhk on võib-olla ka Soome meistrivõistlustel asjadel, et see on või ka tipp-top. Et see oli kas see Toyota koduse asi, mis seal on see nagu vägev, on see okei või väike pettumus, see hooaja plaan? See on ikka väga vägev. Minu mees ka. See on ikka väga vägev. Et see, et EM-i või midagi panda, see EM ei kõlbagi kuhugi väga. Et see, et panna Soome meistrikaid, ma usun, et Jasperil saab suht raske seal olema, et sellise autoga Soome päris keerulistel teedel, et kui ta selle hooaja korralikult ära teeb, siis on ikka see kogemuste pagas ikka väga raju juba all. Ja ma arvan, et ikkagi ta saab paar korda MM-i starti ka, millegi pärast sisetunne ütleb. Jah, sarnane jutt on, Patrik Enok jätkab siis kuulsas sprintspordis selle Škoda roolis, et tsiteerin, meil on selleks koos üsna meeldiv diil, mis võimaldab sõita erinevaid etappe, et hooaeg aldab Arktika ralliga, seejärel on eesmärgiks kohalikud Soome etapid, aga kevadel võiks käia kuskil, näiteks Tšehhis asfaldiralli proovimas. Suve hooaja peaeesmärk on kodune MM-ralli ja kui võimalus tekib, siis näiteks ka Rootsi EM-etapp. Aga lõpprogramm tuleb siis kokku nii otsaste tulemuste kui ja eelarve kokkujooksmise põhjal, et temal on temal on see, ta tundub olevat selline lihvimata teemat, et nagu mingi kiirus on olemas, et seal paugutada, aga samas on täpselt see, et väga hea kiirus on olemas, et paugutada. Aga tal pole olnud finantsilist võimalust võib-olla minna näitama seda suurtele rallidele. Aga mis on sellele puhul huvitav on see, et Printsport ja Printspordi uus omanik on Jari-Matti Latvala. No, nii et mine tea, mis sealt võib välja kasvada, et Jari-Matti, ma tean, et on ikkagi niivõrd suur rallifänn, et ma arvan, et ta teab Enokist kõike, kus rallidest startinud on ja mis tulemusi ta teinud on.
nii et ma arvan, et Enoki plaan on ülimõistlik teha soomekaid ja paar võib-olla suudabki teha seal 1-2 MM-etappi sarnaselt Jasperi hooajale, et see oleks nagu ülikõva hooaeg, mida teha ja ma arvan, et teades, kuidas lähenetakse või mis nagu mõte seal neil taga kõik on ja kuidas seda tehakse, kui professionaalselt seda tehakse, siis ma olen 99% kindel, et tal läheb väga hästi. Jah, et see on täpselt see koht, et kus me nagu see Mikkeli ralli oli, et see ole, lõpuks selle võitis Esabek lappi, et me vaatame see Arctic ralli, kus on tegelikult Arctic ralli stardinimekiri, pole ka paha ju. Elfin Evans, Esabek lappi, Joona Lauri, Robert Orhonen, Tuuda Raubinen, Mikko Heikila ja siis on Jasper Vaher ja Patrik Enok, et see on täpselt see, et see on mõnele nendest soomlastest, paariks soomlasest, keda ma nimetasin kiirem, see on juba selline maailma tase. Jaa, absoluutselt. Enoki kasuks muidugi mängib see, et tal on ikka päris hea kogemus all. Et kui me hakkame Jasperiga võrdlema, et tal on väga hea kogemus. No tema puhul ka, et see on printsport, et see diil on see on ikka super, et seal on, tema puhul on, torenud see, nagu Vaheri puhul oli, et sulle oli see hirm, et äkki nagu ei saada üldse finantsi kokku, et äkki nagu meil mingi libiseb käte vahelt ära selline sõitjades võiks olla nagu järgmine, et ole, ütleme, järgmine Nurmaava, ärme pane liigi suuri ootusi, et ole, ärme neid maailmameistri nii, et järgmine Nurmaava võib-olla oleks hea selline võrdlus. Ja nõdene siis hakkab ta peamiselt Soomet sõitma. No väga lahe, et kõik sinna lähevad, sest seal konkurentsi on. Mis see Soome võlu, et miks see eestlased selle Soome üles leidnud on? Eks ta on ilmselgelt, et kui hakata mingi kohalikke sarju kuskilt võtma, siis Lõuna-Euroopasse ei ole mõtet minna kulukas. Eestit ei ole tõenäoliselt mõtet sõita, pole konkurentsi, tuttavad teed. Kõige loogilisem lahendus on Soome lähedal minna, väga kõva konkurents. Ja kui seal sõidad, siis sa oled ka ikkagi suurtel maailma meeskondel silmas kohe, nii et temal on tulid uued sponsorid alla, Phoenixbet näiteks, eks ole, ütles ja siis, et see Eesti ja Soome MM-ralli, äge, siis mai lõpus võib-olla Rootsi ERC-d ja siis sügisel tahetakse asfaldile jõuda. Aga see on see kondikava hetkel, et rallimaailmas, kui sul ei ole sellist serderiidist taga, siis rallimaailmas muidugi võivad kõik asjad siis on alati kõik lahtine. Jah. Vot, eestlaste ring peal, et kahjuks hooaja algus on neid nagu vähem, et ütleme sellise huvi mõistes, ma muidugi nahutan kõiki neid, et huvi mõistes oleks ikka järje, kui need eestlased kohe hooaja algus paugutakse, et seda võib-olla lugejale raske maha müüa, et kuule nüüd, oodake nüüd suvi ära, et siis hakkavad eestlased panema. Nüüd on teie kõikide kuulajate ja lugejate teha see, et klikkige räige. Jah, see on see, kõik meediamajad siis hetkel elavad selles ootuses, et huvitav mitu korda see huvi lannud. Ei, elame selle raske aasta üle ja ma olen 100% kindlalt järgmine aasta me juba oleme väga palju paremas kohas. Aga hooaeg algab siis ja näed, ja jõudsime nüüd alles nüüd. Monte Carlo sel aastal ülilumine, tundub olevat. Esimesed pildid olid, põhimõtteliselt olid pildid metsavahet. Mina ei teanud, kas see on see Assamala lähedalt tehtud pilt või seal tehtud pilt. No põhimõtteliselt üks ühele. Et lund oli, muidugi seal kerge plusskraadid on, et mine sa tea palju seda, kas õhtud sul lumi, lörts või mis iganes seal maas või lumepuder või on üldse teeb puhtad, et eks näis palju ta üles soendab. Aga üle aastat ikkagi vist raske monte, et siin viimastel aastat on olnud selline äge asfaldiralli paari libeda jäätuhad. Nüüd on selline Soome või Rootsi 2.0. Tead ei oskagi öelda, et kui ta on ikkagi ühtlane lumi kogu aeg, siis ei saa öelda, et ta raske oleks, aga kui see nüüd hakkab seal kohati katsejooksul sulama, kuskil on täitsa sulamärg asfalt, kuskil on no ma ütlen, see raskeks teeb see, et see plusskraadid on ikka, eks ole. No jah, et tõenäoliselt sulab on ju, et kui gravel crew käib ära, et siis on tegelikult see vara hommik on ju, et pärast seda kas jäätub, sulab, see on sõitjatele selline info, mis tegelikult väga adekvaatne info kohale ei jõua. Ja mis siis on veel põnev sel aastal? Ma ei tea, kellele see suurem eelis on, aga võrreldes eelmise aastaga on 7% teedest uued, et päris palju on uusi teid, et umbes sellised, mida kasutati aastal 2008 või mingid, sellised on päris palju või sellised teelõitja, mis olid üle-eelmisel hooajal, et natuke vist eelmised aastad vist hirmutasid ära, et natuke mindi rohkem mägedesse, et natuke seda
sellist, no lihtsalt siis kuiva rallit vist ei taha teed, eks ole. No Monte peab ikka Monte olema. Nagu see testikatse oli hiiav, et paar kohta teed kruusas ja don't know, et see on... Meid ei huvita kruus Monte, me tahame jääd ja lund. Jääd ja lund, et selles mõttes kiidame, mis juhtub ka üle 15 aasta, see jõutab seda Monaco sinna, sõidetab seda vormelirada natukene, et... Vot see on lahe. Ja seda ma ütleme, et see on selle rallisarja totrus, et selliseid asju ei tehtud 15 aastat. Ma eeldan, et see on mingi megatirves asi. Ma eeldan, et Monacos mingi teed kinni panek ei ole selline 350, et seal on, ma arvan, seal ikka nutad ja vatsad seda kinni jaganud. Et ei eelista Tapa vallavanemale ütled, et kuule, et järgmine nädal sõidame natuke. Ja seepärast testikatse, kuna oli kuivas, no see seal, kui Roland Poomi, vana tead, need eelmise pole rusikareegel, Roland Poomi rusikareegel on see, et esimene läbimine loeb, siis seekord ei loe esimene läbimine, sest et seal rehvide, kes pani mingi ülipehmetega, kes pani üldse piikidega, et naeladega, et seal kõik panid erinevalt, et need ajad nagu suurt ei näita midagi, et Ratsuta võitis, ajad nii palju näitasid. Esimese 5 Toyotad, et see natuke oli hirmutav. Aga Hyundai'd vaata tegidki oma täiesti mingid strateegiad, testisid, proovisidki seda naelrehviga kuiva asfaldi peal sõitu ja Katsuta oli ainuke, kes pani siis super softiga, teised Toyotad sõitsid softiga, et seal oli nagu väga palju rehvide erinevust, et miks need ajad ka sellised olid? Aga, no ma seda... mis see ennustuse fantasy sinna asi, et no ma tegin ära lihtsalt, mul tuli meelde, et tehti tee ära, vaata. Ja ma täna teen. Eelmise aasta liiga on olemas, ma võin juba öelda, mis mina panin sinna. No. Mina olen küll loll mees, aga mina panin sinna nii ralli kui ka punktikatsele, ma panin ainult Toyota mehed. Statistiliselt võiks öelda, et see oli hea otsus. Ei, no kas oli, et see mõttes, aga ma ei tea, miks mul on tunne, et mul on selline kõhutunne, kuigi see Hyundai räägib, et kõik on ilus ja äge ja kõik on... Ma loodan nüüd, et Furmoe tuleb ja lajatab niimoodi, et... Ma loodan ka, mul paned suu kinni, ma ei tea, kohe see testikatse, kohe masinad ladunevad ja jamad on, see nagu hirmutas ikka päris ära, et sellist kõige hullem asi, ma arvan, see ralli maailma loekski see, et Toyotad võtavad 5 võite, Evans valitseb ja kõik, me räägime, läbi aasta hakkame rääkima 2027, et jumal, aga ennusta mulle siis, kuidas sinu... No ennustame siis põnevamalt, ennustamegi siis nii, et Ogier, Furmo. Metsikud põnev, Furmo, ma mõtlesin. Lähen metsikud. Ogier, Evans. Ogier on võitud siis enam-vähem viimased, mis ta siis on mingi, põhiliselt iga aasta, kui tal midagi juhtud on. No seal ei ole valikut, kui sa tahad mingit punkti saada, siis Ogier pane esimeseks. Furmo teine. Paneme Nevilli kolmandaks. What? 2 Toyotat poodiumile. Aga kas sa päriselt usud? Kas sa lihtsalt tahad, et oleks siin contenti saates? Ei, ma oleks praegu tahtnud panna kas Evans või Neville. Okay. Et tõenäoliselt ma arvan, et Neville on poodiumi konkurentsis igal juhul. Jälle, kui auto kestab, loodetavasti. Et ma arvan, et ta on poodiumi konkurentsis. Ja siis panemegi sealt edasi Evans ja Solberg. Ralli kahtedest tee mulle ennustus, et mitmendana lõpetab Jürgenson. Kes võidab ja mitmendana lõpetab Jürgenson? No Rossel. Või Kreasin või? Mis sa paned? Ma panen Rosseli. Mina panen Rossel, mul alati olnud, mul lemmik sõita. Mulle meeldib ta see prantsuse keel ja mulle meeldib, kuidas ta räägib ja mulle kõik meeldib, et ma ütlen, see on minu üks suur pettumus, et see mees, Rossel, ma ütlen ausalt, oleks võinud minu meelest olla see Hyundai valik. Ja. Sest, olgem ausalt, rumb tekitaks sulle rohkem kindlust sellistel rallil nagu Monte Carlo, kas Hayden Paddon või Rossel. No ilmselgelt Rossel, eks ole. Igal juhul. Aga Jürgenson, ma siis arvestan mitte WRC2, vaid kogu see RC2 ehk siis kõik 30 autot. Mina ütlen ausalt, ma see WRC2 seda arvustus, see mulle ei meeldi üldse, et kui vahet ei ole, kas ta sõidab punktini mitte. Kui ta võidab, siis ta võidab. Minu jaoks on see ikkagi oluline. No 31 autot on stardis, top 10 kindlasti heal juhul 7. Aga suht nagu lahja on see stardinimekiri Montes minu meelest. Et sellist nagu, kui sa vaatad, siis sellist, kuidas me ütleme, et üleval pool
kus nüüd üleval pool Šveitsi, kui sa teed Euroopa kaardi üleval pool Šveitsi olevad riigid, noh, sees on suured ralliriigid nagu Eesti ja Soome ja Rootsi ja Norra ja noh, ainsana tegelikult ongi laias laastus Jürgenson ja üks poolatus, et väga sinna nagu ei mingi. Sinna ei ronita ja sinna ei ole mõtet ka ronida, kui sa ei ole nüüd kõva vend või suure rahakotiga. Aga kas ei ole just see koht, kus on võimalik nagu üllatada pilti sõita? Et ta on, noh, see mõttes, et seal see X-faktorit rohkem. Et noh, ma saan aru, kanaaridel on äge, et sa jõuad kindlasti finišisse ja aga seal kanaaridel on see stardinimekiri 2 korda pikem, 2 korda raskem ja üllatus on 2 korda vähem. Et ma selles mõttes on üllatanud, et siin just see, mina kui oleksin tiimi strateeg. Ma võib-olla just tooks siia, et siin on võimalik end pilti sõita kohe. Noh, mõtled, kutruvad eest ära mingi 4 venda, tuled teisele ja sul on ju mast lihtsam ju mingi sponsorite juurde minna. Kuule, ma olen viimasel etapil ralli 2 teine mees. Aga kahjuks ei ole tiimi strateegiat. Aga sul on võimalus kandideerida äkki. Ei võeta vast. Ma ei tea, kas me saame kõik asjad nüüd ära hetseldatud, mis on oluline. Ajakava on meil selline, oli kummaline. No selles võib-olla ise kasutatakse totra võitu, et neljapäeval on 3 etappi. Katset. Dakari pealt tulnud. Jah, 3 kiiruskatset, mis on tore. Neljapäeva, noh, õhtune ja möll käib, aga kuidagi selline väga ebaühtune, et reede on mingi ülitihke. No, reede tööpäev ka, eks ole, hommikulst õhtuni pikalt päev, laupäev, ma ütlen 3,5 kiiruskatset. Jah. No see mõttes laupäev on võib-olla see päev, kus nagu tahaks vaadata, siis pühapäev, eks ole, on 4, et seal suures plaanis teed kõige tihke päev reede, kui inimestel nagu... Ja huvitav valik tõesti, et ma ei mäletagi, kas see on alati nii öelda. Minu meelest nii ka ei ole, Ja edas midagi, et siin, ma ei tea, mis see võtmeküsimus on, ilm ja refi strateegia ikka ilmselgelt. Et Montes ei ole kunagi õiget refi all kogu luubi mõttes, nii-öelda siis kogu ringi suhtes. Ja noh, kõige hullem, mis ta oleks see, kui oleks selline täitsa lumi. Et oleks Rootsi 2.0, siis mul oleks ka päris see Monte, me tahame ikkagi sellist... Ikka vahepeal asfaldi peale ja siis lume peale. Naelad lendad siin. Aga mis siis nüüd teistmoodi on sel korral, et homme te meid ei kuule? Ja kuulete meist meie juttu ju pühapäeval. Jah, et me ütleme ausalt, eks me vaatame... Vanad mehed mäsinda. Ei no, olgem ausalt, eks me kõik ju peame ikkagi vaatama, kuidas huvi on ralli vastu. Hakkame kuskilt peale, võib-olla tuleme Rootsi rallile ja ütleme, kurat mehed, tõmbame 6 saadet nädalas. Ei no, ilma naljat, et selles mõttes on näha, et tegelikult see on ju kõik ludejuviskin, eks ole, et kui on näha, et ludejat räigelt huvitab ikkagi ralli. Et vahet pole, et see tänatut ei ole, me tahame kus Jürgenson läheb, me tahame näha, noh, siis me loomulikult saadame Rasparuusi igale poole ka, et see Jürgensoniga ajastama, teisi mehi ajastama. Kui on näha ludenumbrist, et see ralli on mõtet ala nüüd, on ju tänatut ei ole, et ainult 3 tiimi ja 5 sõiti, et kõik on halvasti. Siis me teemegi 2 saadet nädalas ja Rasparuus käib ainult neil rallidel, kuhu on odav minna. No faktiliselt nii on. Ei no, nii on, loomulikult, kõik maksab, aga see on teie teha. Kuulake, vaadake, pange meile meili peale ka, mis meil oli see, et kas jälgite rallid, kas nii-öelda Oti puudumine sarjast kuidagi mõjutab teie ralli jälgimist. Huvitav oleks vaadata, pühapäeval vaatame kiiresti üle, mis te kirjutasite. 6 kaik, et mis ta oli? Delfi.ka, No võt. Teeme sinna, aga edas midagi, et... Jah. Minul on juba palju vaata. Minul on, meie eelsaade, see pidigi olema natuke tunni, et... Ma ei teadnud midagi sellest. Ma ei teadnud, ma mõtlesin selle praegu välja. Aga peamine on see, et minul küll väike elevus tuli, et tegelikult, ma ütlen, Monte rallina on ikkagi selliseks esimeseks ülikäed. No mega, alati on hea maasikas. Et sellised, noh, ma ütlen, et kui ta hooaja lõpu viimaseks ralliks ta ei oleks hea. Et noh, seal ei taha... Nii nagu ka me arvame, et Saudi pole kõige parem. Saudis on need kivid nüüd ära sõidetud. Nüüd pandi jah, üle seal masinatega, nüüd on silemaa. Et aga väga äge, et ja eks meil on. Ja noh, tegelikult kõige äredam asi, mis juhtuda saaks meie vaates, on see, et kui Jürgenson oleks ülihea. Ja, igal juhul. Aga seda saame näha. Aga algas õige, seda me ei maininud, Jürgensoni see esimene testikatse kestis vist lõppkokkuvõttes mingi, ma ei tea, mingi 5 tundi, seepärast, et mootor
enne kui testikatse alati jõudis, oli Jürgensoni juba mootor pekkis. Jah, väidetavalt või nii palju kui kuulda oli, siis vist tehti mootori vahetus ja tehti üks shakedowni ring, aga jah, et see siin juhtus. Loodetavasti see uus mootor kestab ja on probleemivaba. Tead, kas see ei ole natuke nii, et kui testikatse mingeid asju juhtub, siis alati me tõdeme, et hea, et see siin juhtus ja ikka tegelikult läbi nädalavahetuse mingi jamad. No sama Hyundai, see võtame Hyundai asja. Hea, et see testikatsel juhtus, ma olen kindel, et see Hyundai laduneb. Ma ei tea, mu rõõdune ütleb, et kui see testikatsel ei pea vastu, ei ole ju seda, et no ei, see on sinu välja mõeldud mingi asi. Vaata, Neville 2014 keeras Hyundaiga 10 tiiru üle katuse shakedownil Saksamaal ja käis ja võttis võidu ära ka. Kui sa ise keerad, seda ja mõtlen, kui masin juba laduneb. Aga täna, neljapäev, ma ei tea, millal te kuulate, neljapäev esimene katse 17.05, viimane 21.35, pühapäeval viimane katse, algab punkti katse, Toulouse Le Bollen, Vesubi, Moulinet. 23,45 kilomeetrit ehk pikema võitu punkti katse, algab 14.15, see tähendab, et Kaspar Ruus ja Roland Poom on saada on üleval, ma ennustan teil 5 umbes, pluss miinus, jälgida meid Spotify's, Delfi tasku äpis ja igal pool mujal. Vaat see oligi. Vägev. No sa oled tasemel jätkuvalt. Ma ütlen, kui harjumatu on, et ainult üks saade. Tahaks juba homme näha ja rääkida ja muljetada. Pole siin jammu vaata rääinud, et nüüd kurat pühapäev ongi kõik. Jah, ongi. Et raske elu. Aga mis sa teed? Aga mina on elevil juba. Mina excited level max, let's go. Paneme peale siis Kadrelli ja Lurere Delfi blogi. Et näitame. Vaata, te peategi nüüd lugema Delfi blogi, sest ei kuule meid homme ega ülehomme. Siis lugege ja pühapäeval kõik küsimused, mis nende päevade jooksul lajatage ette, siis me tõmbame 2-tunnise saate ja rohkem polegi öelda kui seda, et kuuleme juba pühapäeval. Ja siit tuleb kuulus kõll. Kuulmiseni! 6. käik.